Autode ja naiste sarnasus on see, et nad näevad märjana palju paremad välja. Proovisid on oluline, ega sa ei kavatse ju olla abiellumiseni tšölipaadis. Mul on... Mida hell? Tere tulemast tagasi meie kanalile. Kanaliks ikka Auto Positiiv ja mina ikka veel Vahur. Täna siis vaatame operaatori uut Touaregi, mis ostuhetkel oli kõige soodsam diisel Touareg turul. Anname mõned näpunäited, mida kindlasti ei tohiks ära jätta kasutatud autode turult uut autot soetades ning vaatame, kas meie operaator on siis idioot või mitte. Punkt 1. Ära jätta kontrollimata ajalugu. Kui ikkagi 10 aastat vanal autol ei ole mitte ühtegi kriimu ega roostetäppi, siis meie teede peal kahjuks ei ole see lihtsalt võimalik. Väga tihedad omanikuvahetused. Samamoodi, keegi ei soovi endale rändkarikat, rääkimata siis prillikatest masinatest, mis on 2 aastat tagasi täielikult maha kantud. Et see auto näiteks on olnud ühe omaniku käes 9 aastat ja ma ütleks, et siin saab kindlasti operaator punkti kirja. Siinkohal ka üks nõuanne, helista, ära kirjuta. Automüügiportaalid ei ole kindlasti kohad, kus sa leiad kirjasõpru või kaaslase terveks eluks. Kes kirjutavad? Nendest reeglina ei saa kunagi asja. Helista ja diil saab kohe tehtud. See auto mees helistas ja 4 tundi hiljem sõitis seda koju. Läheme edasi. Punkt 2. Samuti ära mine vaatama autot vihmas ega pimedas. Seepärast, et autode ja naiste sarnasus on see, et nad näevad märjana palju paremad välja. Ja sa ei tahaks hommikul avastada, et õhtul pimedas tööklubist koju lohistatud näkk on tegelikult täielik troll. Kuidas sina seal vaatamas käisid? Vihmaga, jah? No, siis sul joppas. Siin on järgmine väike nõuanne, et pane auto käima alati külma mootoriga. Siis on näha, kas ta üldse käima läheb ja mis imelikud hääled sealt kostuvad. Kui te lähete kohale ja masin on juba koha peal soojaks käinud, siis karta on, et midagi kahtlast on teoksin. Meie tubli kaameramees sai seda külmalt käivitada. Järgmine punkt. 3. Kindlasti ärge jätke üle vaatamata ka tagaistet. Nii süütuna näiv koht võib peita ennast nii mõndagi. Seal võib olla poolikuid mäkipurkse, seal võib olla soovimatuid kaasreisijaid, nagu meie eelnevast videost ka näha on. See antud juhul siis sisaldas endas sellist huvitavat turvavöölahendust, mis on reaalselt ka siit autost pärit. Ja järsemal pidurdusel tuli välja ka sihukene väikene märjukene, eks ju. Et mõistlik oleks ikkagi alati tagaist üle kontrollida. Siinkohal jällegi üks väike nõuanne, et kindlasti jälgige tulesid armatuuris. Need süüte sissepanemisel läheksid vajalikud tuleb põlema ja kindlasti ka kustu. Ja tasuks üle täppida kõik võimalik elektroonikautos, kõik nupud, vaadata, mis teeb ja mida teeb. Ja kas ta ka töötab, sest muidu võib juhtuda nii. Hetk, mida te kõik oodanud olete. Punkt 4. Nii, nüüd kui te ilusti jälgin meie nõuandeid, siis olete te tagaist üle vaadanud ja kindlasti ei tasuks tähelepanuta jätta ka pagasiruumi, kus siis ei tohiks olla mingeid veidraid asju ja kõik võiks nõu toimida kenasti. Selle auto amordid töötasid müügi hetkel, aga nüüd tuleb seda 50 kilost luuki täiesti käsitsi tõsta. Et siin on üks miinus meie operaatorile, aga õnneks on saksa insenerid selle peale mõelnud ja teinud amordivahetuse väga keeruliseks, sellepärast, et sa pead lae maha nokkima, et nendele amortidele lii pääseda. Nii et siinkohal tänud kõikidele nendele künteritele, kes selle auto valmis mõtlesid. Vaata kapoti alla. Kui sa juba nii oled julend käima panna, siis peaks pilgu peale viskama. Tänapäeval on see kõik enamjaolt plastikutega kaetud. Ainus, mis sa üles leiad, on koha, kus sa klaasipuse vedeliku pead valama. Aga kindlasti tuleks vaadata nii-öelda südaga üle. Et kui siin vankelmootorit ei ole, siis oled juba võidus. Silindrite arv on tal 5, mis on küll, ei ole 8, aga on sellegi poolest edasiminek, et tal on olnud ka 3-silindrilisi. Ja ei ole vahet elektrikas. Oleme lõpus järgin. Punkt 5. Must kerge roll. Proovisid on selleks vajalik, et kuulata igasugused kõrvalisi helisid ja vaadata, kuidas üldse auto käitub ja kas ta üldse liigub. Et selles on see, et proovisõidu puhul on siis oluline see, et hüppad autosse, esimese asjana lükkad kinni maki ja kui nüüd müüja tahab kaasa tulla,
ja mingil põhjusel mingi räme jutukas, siis tal tasub lihtsalt nagu ütled tal lihtsalt, ole vait. Kus on rool viltu ees? Oi, plee, see häirib. Proovisid on oluline. Ega sa ei kavatse ju olla abiellumiseni tšölipaadis. Selles mõttes, ennem tuleb ikka kaupa proovida, kui sa ära ostad seda. Tema tegi prooviseisu. Ja mul on... Mida hell? Ei, ta ütleb, et lumehelbe see viskas, et... Mis sa tegid? Siin sulle jällegi üks väike tipp, et mine vaata ka teisi. Sa ei võta ju abikaasaks esimest neiut, kes sulle naeratab. Operaator ei käinud vaatamas rohkem. Pole midagi. Punkt 6. Autod ülevaadet ära ei hinda enda võimeid üle. Kui sa ikkagi oled IT-mees ja ei jaga nagu 4-rattalistest mitte midagi, siis viida parem kontrolli. Ka Meelis Raplast on nagu sellisel juhul sinust nagu targem, et usalda teda. Sa käisid ülevaatamas? Ülevaatuspunkt sobib ka, aga jah. Minu kindel nõuanne oleks siis veel see, et alati tingi, kindlasti tingi. Eriti kui sa leiad siukseid huvitavaid lahendusi, siis need on head alused nagu tingimiseks. Sellepärast, et reeglina inimesed ei pane ikkagi müüki selle hinnaga, mis nad sealt saada loodavad. 10% on täiesti normaalne. Et meie operaator siis ostis küll kuulutuses mainitud hinnaga, aga selle turavi vahetuse sai ta hinna sisse. Ja ennem nähtud pudel, mis oli täiesti kauba peale. Ma usun, et meie nii originaalsetest nõuannetest ja tähelepanekutest oli tuhandetele kasutatud autode ostjatele abi. Siinkohal ka üleskutse, et kui te tahaksite näha midagi, millest me võiksime video teha, siis kirjutage meile alla kommentaaridesse ja need ei jää tähelepanuta. Ärge unustage kindlasti subscribe'ida, likeida, share'ida, keerida, tavapärane värk. Tšau!